Nii, tere tulemast tagasi siis väitlejatele. Aitäh teile korraliku lugupidava väitluse eest. Meil oli seda huvitav kuulata, huvitav arutada. Selle arutelu tulemusena meil on teile otsus ja see otsus on, et väitluse võitis esimene opositsioon. Teise koha sai teine opositsioon, kolmanda koha esimene valitsus ja neljanda koha teine valitsus. Ehk siis, alustades opositsiooni poolelt, opositsioon meie jaoks selle väitluse võitis, sellepärast et väitluse olulised koormad said opositsiooni poolt vastatud, täidetud selle kriteeriumi järgi, et mis loob ühiskonnale rohkem heaolu ja kas sellise plaani elluviimine, kuidas selle nagu legitiimsuse üle otsustada, et need aspektid said siis opositsiooni poolt selgelt võidetud. Ehk siis, et opositsioon suutis meie jaoks näidata, et sellise plaani elluviimine ei ole legitiimne. See oli rohkem asi, millega tegeleti siis esimeses lauapooles ja läbivalt väitluse jooksul ka seda, et sellest plaanist ei teki meile neid kasusid, mida siis valitsus sooviks, et selle plaaniga tekiks. Nüüd, kui vaadata siis võistkondasid ükshaaval, siis esimene opositsioon meie jaoks võitis selle väitluse, sellepärast, et selle väitluse kõik nagu kõige põhilisemad, olulisemad sisulised küsimused said esimese opositsiooni kõnedes käsitletud ja piisavalt korralikult käsitletud. Opositsiooni kaasusele mõnes mõttes nagu aluse või opositsiooni poolele aluse pani see, et tegeleti korralikult legitiimsuse küsimusega ja sisuliselt nagu mingit tugevat vastust valitsuse poolelt sellele kogu väitluse jooksul ei tulnudki. Eriti ei tulnud seda esimesest lauapooles. Ja see mõnes mõttes andis siis aluse selleks, et rääkida edasi väitluses kasust, et see legitiimsuse küsimus sai nagu opositsiooni poolele otsustatud. Aga väga olulisena siis esimene opositsioon tegeles ka sellega, et mis on selle plaani rakendamise mõju, milline see kasu või kasu mittejuhtumine siis tuleb, kuidas valijate otsused reaalselt muutuvad või siis ei muutu. Ja ka see sai tegeletud siis esimese opositsiooni kõnedes, rohkem esimeses kõnes, aga ka teises kõnes siis edasi kantud. Teine opositsioon, meie kõige pikem arutelu või väitlus omavahel kohtunike paneelis oli siis selle üle, et kas teine opositsioon tegi piisava laienduse, kas see oli piisavalt uus ja erinev sellest, mida esimene opositsioon oli rääkinud, sellepärast et esimeses opositsioonis oli seesama küsimus tulnud argumendina juba sisse ja me leidsime, et põhimõtteliselt laiendusena see oli okei, et minna sügavamale sellesse väärtuste nagu analüüsi sisse, vaadata neid valija käitumisi, tuua ka nagu häid näiteid selle kohta, et milliste otsuste puhul siis näiteks riigikaitse otsus, et milliste otsuste puhul siis on või ei ole teadmised olulised ja kuidas siis valija väärtuspõhiselt tegelikult seda otsust teeb, et see oli hea analüüs, aga ja ta panustas kindlasti ka sellesse väitlusesse, tegeledes selle väitluse ühe olulise küsimusega, aga et ta ei olnud selles väitluses nagu kõiki neid väitluse jooksul tekkinud olulisi küsimusi kuidagi nagu piisavalt edasiviiv, edasiarendav, vaid ta tegeles ühega juba esimese opositsiooni poolt mõnes mõttes ette antud suunaga, küll süvendatult, aga et selleks ei piisa, et võita teisest opositsioonist siis väitlust, seetõttu selle materjali tasakaalu kaudu läks meie otsus esimese opositsiooni kasuks versus siis teine opositsioon. Me ühtlasi olime seda meelt, et teise opositsiooni kokkuvõttev kõneleja tegi väga-väga hea töö selles väitluses ja täitis väga täpselt oma rolli, täpselt selliselt nagu see kõneleja roll ette näeb Briti parlamentaarses väitluses. Küll aga ka sealt kõnest tuli välja, et päris mitmetes nagu aspektides, olulistes aspektides pöördus ta tagasi esimese opositsiooni materjali poole, võttes siis seda kokku versus, et kui palju oli nende teise opositsiooni enda panus siis sellesse väitlusesse. Nüüd jõudes siis esimese valitsuse juurde, siis esimesel valitsusel oli väga hea töö kohe väitluse alguses. Vikidisse tegid väga hea kõne siia algusesse, kus oli olulised küsimused valitsuse poolelt käsitletud, väga selgelt tehtud töö defineerimise plaani ja siis tõestuskoormiste paikapanemisega. Ja üks valitsuse poolelt selgelt selles väitluses nagu kõige tugevamaid kõnesid
nii siis selle legitiimsuse kui kasu sissetoomisega. See, kuhu siis Joosep otsustasid minna selle oma kõnes materjaliga, oli siis palju rohkem enda materjali käsitlemine ja unustasid täielikult ära reageerimise. Vastused opositsiooni materjalile jäid peaaegu olemata ja seetõttu oli meil ka nagu üksjagu arutelu selle üle, et kuidas siis valitsuse sees 3.–4. kohta jagada, sellepärast, et ideaalis peaks võistkond tegema ühtset terviklikku tööd. Meile tundus natukene, et sa ei tahtnud kuidagi viia edasi üldse seda Viki poolt antud materjali, vaid sul olid mingid oma mõtted, mida sa seal arendasid. Aga ka see kolmas argument, mille sa tõid siis, et me väitluses tervikuna ei muutunud võib-olla nagu nii kandvaks või nii tugevaks, aga kuna esimeses kõnes tehtud sisu oli see, mis püsis valitsuse poolel nagu olulise sisuna praktiliselt nagu väitluse lõpuni välja, siis see oli see, mis viis meid tulemuseni, et esimene valitsus sai siis väitluses 3. koha, et see oli see kandev materjal, võistkond terviklikuna siiski tegi oma töö ära. Ja siis tulles teise valitsuse juurde, siis seal me nägime, et laiendus küll oli olemas kodanikuaktiivsuse ja õige veidiga siis selle vähemuste esindatuse näol, aga et see ei puudutanud ühtegi selle väitluse kõige olulisematest küsimustest, see ei tegelenud ei otseselt selle legitiimsusega, ei otseselt selle kasuga, vaid see pigem oli selline väike marginaalne laiendus, mitte ei andnud siis mingit sellist uut kvaliteeti sellele väitlusele ja teisest valitsusest just sellist uut kvaliteeti siia väitlusesse tahaks siis saada. Päris oluline osa ennukõnest kulus erinevatele ümberlüketele, aga ka nendes ümberlüketes siis analüüs ei olnud sellisel tasemel või sellises sügavuses, nagu me oleksime tahtnud, et pigem olid sellised vastavad repliigid, kui siis korralik analüüs sellele, et mis esimese laua poole väitlusest saaks ümber lükatud. Ja teise valitsuse teine kokkuvõttev kõneleja, me nägime siin rolli täitmise probleeme, ehk siis, et kui kokku oleks pidanud võtma siis kõik valitsuse küsimused selles väitluses, siis see, mida me kõnelejalt kuulsime, mida Triin meile pakkus või rääkis, seda rolli ei täitnud, me sellist kokkuvõtet kogu valitsuse kaasuse kohta sellest kõnest ei saanud, saime keskendumise mõnele küsimusele, aga need meie arvates ei olnud ilmtingimata need küsimused, millega siis valitsuse kaasust siin või valitsuse seisukohti siin väitluses kokku võtta. Nii et seetõttu me siis nägime, et opositsioon tegi selgelt väitluses parema töö ja kohad olid sellised, nagu ma siin just ette lugesin. Me ühtlasi natukene veel tahaks tähelepanu juhtida sellele, et väitluses kohati mõnel puhul oli sellist teineteisele reageerimist ja suhtlemist nagu mõnes kõnes täitsa piisavalt, aga mõne kõne puhul ikkagi jäi vahemärkuste esitamine teineteisele hästi minimaalseks ja seetõttu oli keeruline kõnelejatel vahemärkusi võtta, neid mõnel puhul pidi lausa küsima, et kindlasti tahaks innustada kõiki teineteisega olema reageerivam. Aga tänud väitlejatele selle eest, et väitlus oli viisakas, vastastikuselt lugupidav ja selle teema kõige olulisematele küsimustele keskenduv. Kas ma unustasin midagi olulist, mis te tahate lisada? Ei, ma arvan, et kõik on okei. Siis ma tänan oma kaaskohtunikke, tänan kõiki väitlejaid, soovin teile edukaid järgmisi väitluseid.